seljast ära ja hakake soojendust tegema. Oleme praegu Türil ja toimub Türi vibukooli treening. Me tegeleme põhiliselt plokkvibu laskmisega. Kui sportvibul on ainult, ütleme, on vibunöör, siis meil on ka 2 kaablit seal vahepeal, mis selle jõudu juurde annavad sellele vibule ja noole kiirusele ja siis meil on optikad seal ees. Tagant on niisugused suurenduslähedsed, mis läbi dioptri me saame, ütleme, 70 meetri pealt ilusti ka kärbest näha üldiselt. Et see nagu ühtemoodi raskendab laskmist, et sa näed, käsi võib küll paku peal seista, aga tegelikult ta käib seal 10-s edasi-tagasi, punases käib ringi niimoodi, et noh, kõik värinane, ta nagu ära enda värinab, et see nagu tegelikult häirib, aga selle karjub ära. Need asendid ja see on ikkagi suht sarnane sportvibule ka. Noh, kõik lapsed meil alustavadki ikkagi sportvibuga ja siis, kui nad saavad ikka algteadmised nagu enam-vähem kätte, et siis lähevad nagu plokkvibu peale üle. Pane pöiel ilusti peale. Ja nüüd vead küünarnukki taha. Kõige nooremad, siis on need nagu didettide klass, nemad lasevad 20 meetrit väljas ja suurde märklehte. Siis järgmine vanusegrupp on noored ja nemad lasevad juba 30 meetrit ja ka suurde lehte veel. Ja siis sealt kadettidest ja edasi siis lasevad juba 50 meetrit. Kadetid, juuniorid ja siis täiskasvanud lasevad kõike 50 ja siis väikestesse lehtedesse. Neid peab jälgima kogu aeg. Et siin see ploki laskmisega ongi, et mina ka siin treenisin ja treenin põhimõtteliselt üksinda ja siis ongi niimoodi, et lased ja sa ei märkagi, kui sul on mingi viga külge tuld ja vigadest pärast on nii raske lahti saada. Ja, et see nagu põhimõtteliselt ei saa nagu mitut asja korraga nagu õpetada, et kas sa nüüd keskendud talle selle esimese käe peale või tagumise või sihtimise peale, et kõike tuleb eraldi, et kui nüüd lapsel hakata neid kõike ka suurele inimesele, et ei saa, et tuleb nagu korda mööda distantsilt. Inimene suudab korralikult keskenduda ühele asjale. Nii, kui nüüd on ilusti ära kohe kokku pane, nüüd näpud kokku. Läks. Liige. Rauli, kui on sihtimine, kui on kõik paigas, siis lähed. Siis alles paned näpud. Siis lähed õrnalt niimoodi. Kui tunnetad, et näpud on koos, siis hakkad venitama taha. Saad aru? Sa pead ikka tajuma seda, kuhu sa sihid ja mismoodi ja kus poolt see tuul on ja kas ta on eest või tagant või külje pealt ja tavaliselt matide peal on lipud selle järgi, et näha, aga see on niisugune muutlik tuul, see on kõige hullem, et mati eest puhub ühele poole ja võistlusjoone pealt teiselt poolt, et tuul on muidugi jah, meil nagu kõige raskem asi, et kui oled ka kerge inimene, siis kui on küljetuul, siis ta võib sind kõigutada päris palju. Algul ma lasin olümpiavibu, et siis ma esimese võistlusel ma mäletan, et iga seeria oli mul kuskil künkas nooled aga nüüd saan pihta juba. Alguses oli niimoodi, et ikka läks mõni ikka mööda ka ja niimoodi, aga nüüd on niimoodi, et saab ikka 10-sse ja esikohti tuleb palju ja. Eks harjutamine teeb meistriks ja nüüd on olen ploki peale läinud ja nüüd on kas pidevalt kas 3., 2. või 1. Nüüd tuleb veits paremini niimoodi, et mõnda mõistust ajal üldse mööda ei lase. Käisime siin paar kuud tagasi Soomes. Seal ma jäin 3., aga enamasti kõik noored ja didetid. Need kohad kuulusid meie klubile. Ja meil oli ka hiljuti Eesti meistrivõistlused, et seal ma jäin esimeseks. See on põnev ja siin ei ole nagu sükest higistamist ja sellist asja. Jooksma ei pea? Jah. Ainult soojendusajal niimoodi, aga laskusajal ei pea higistama. Ainult palavilma. Kui sa vahepeal isegi mõtled, jumal, nüüd lõpetan, siis sa alati leiad midagi huvitavat selle asja juures. Eriti võistlustel, kui sa arvad, et see läheb lihtsalt, et sa oled nii palju trenni teinud, see ei ole nii, sest alati võib tulla uusi vastaseid. Ja eriti veel, kui duelle laseme, siis on niimoodi, et närv tuleb ikka sisse. Kui tundub, et see on lihtne ala, siis see ei ole seda, see nõuab ikka ränka tööd.
ja ei saa mingi esimese paari korraga nii heaks, et pead ikka vaeva nägema ka. Kõik oleneb sinust iseendast ja kas sul on endas usku, et ma tean nagu iseennast kõige paremini ja ma tean, et võistlustel ma kipun vahel alla andma ja ma arvan, et ma ei suuda seda. Nii et ikkagi vaimselt on vaja nagu arendada ja siis muidugi füüsilist ka. Ühe plokkviibuga saab lasta ainult nagu üks laps, kõigile ma pean sättima nagu tema järgi selle. Ikka on putitamist kõvasti ja no eks nad kipuvad paigast ära minema ja lapsed kasvavad, siis tuleb kogu aeg nende järgi nagu sättida, et tõmbepikkused ja neid on vaja ikka pidevalt vaadata. Maarik muudab siin, mõtleb igasugused erinevaid harjutusi, et mida lasta, et ei lase ainult kogu aeg märklihte, igasugu mänge. No see ongi nagu see, et vaheldus oleks. See on nagu meil esimene nagu treeninggrupp, et Eestis et tõesti plokkviibudega neid on nii vähe, et meil ei ole nagu vastased. Muidugi ei ole tore oleks, kui neid oleks rohkem. Edasi viib ainult see, kui on konkurents, aga konkurentsi puudub, siis me peame kogu leiutama midagi välja, mis neid nagu motiveeriks nagu pingutama rohkem. Õhupalli laseme sellepärast, et lastel on huvitav neid katki lasta ja kuna plokkviibuga on neil nagu kerge lasta, siis me võtamegi vahest selle pika viigupuu ja siis sellega on natikene raskem. Eks see terve Eesti sport on mingi fanaatikute peal, et noh, ju me oleme ka nüüd sinna orki nagu sattunud, ja nüüd oleme nagu oma ala nagu leidnud või selle, mille pealt siis nagu seda Eesti plokkviibu nagu edendada. Sa ei pihta või?